kaua publikuga. Okei, aga vaikselt, et muidu publik... Okei, välkomna till the mental state of Eesti noored Rootsis. Applaus! Ja nüüd isegi küsita, miks selline pudru ja padakeel. Aga ta ei ole ju nii lihtne olla eestlane tänapäeval Eestis või välismaal. Vaata, meie noored oskavad ju inglise keelt enne, kui need sünnivad. Ja meie õppisime muidugi inglise keelt veidi hiljem, aga mul on nagu rootsi keel olnud ju väga südamelähedane ja muidugi eesti keel ka. Et see on natukene pudru ja pada, mis see eestlusi välismaal on. Aga ma mõtlesin, et me peame seda täna kuidagi moodi lahendama. Kes on see õige ehtne noor eestlane? Kuskil aasta aega tagasi need samad noored pöördusid minu poole, et kuule Valdo, äkki teeks ühe teatrietenduse, see oli siis festivali jaoks Göteborgis. Ja nema mõtlesid, me teeme jälle mingi, mis selle nimi on, mingi sülditeatri, aga mina mõtlesin, ei, teeme midagi uut. Kirjutame ise, see on palju toredam. Et ma tõin noored kokku ja tegelikult on see dilemma, mis mul on ka alati olnud, et ma mõtlen, kes ma siis olen, olema rootslane või eestlane või mingi muulane. Aga ma olen nüüd aru saanud, et ma olen hiidlane. Ja, aitäh, aplaus muidugi. Et nüüd ma panin nendele erinevad küsimused. Esimene küsimus oli, kes on Eesti noor Rootsis? Mis on teie jaoks eesti keel? Teie ilusam hetk kui eestlane, teie kurvem hetk kui eestlane ja teie tulevik kui eestlane. Me saime kokku siin üleval noorteruumides ja arutasime, ma muidugi salvestasin ja nad ise ei saanud aru, et ma tegin tegelikult nendega intervjuud, ma olen ju ajakirjanik, et nad ei saanud aru, aga ma olin uuriv ajakirjandus oli see. Ja sain hästi pullid asjad laused välja just nende teemade. Ja siis ma palusin ka, et noored lähevad koju ja kirjutavad paar lauset või mõned kirjutasid paar lauset, see oli poisid muidugi ja tüdrukud kirjutasid mulle suured esseed. Ja nii see ongi. Ja aga ma sain vähemalt lõpuks ühe väga toreda käsikirja, millest me siis panin kokku ühe teatritrükki just nende teemadel. Ja need teemad, mida ma teile just esitasin, see on meie pildid, mis meil on 5 pilti, see on piltide nagu pealkirjad. Ma jagasin suvaliselt välja kõikidele vaat, kas siin pole eriti vaikne, kas pole vaikne siin? Ei, maestro muusikat ka natukene, mõtlesin, miks nii vaikne see on. Aitäh. Jah. No ja, ma mõtlesin, et jagas suvaliselt välja need repliigid ja need samad repliigid segasin kokku, et see ei tähenda, kui näiteks Ronnil on midagi, mis ta ütleb, see ei ole tema sõnad, vaid see on kellegi teise oma. Ja ma palusin ka, et need samad noored ei ütle, kes mida on öelnud, et keegi ei tea mitte midagi tegelikult. Et see on päris põnev, mina tean täpselt, kes on, mis on öelnud. Mis te arvate, kas on põnev seiklus, mis meil tuleb ees siin? 45 minutit, jaa, väga hea. Kes ütles jaa? Õige eestlane, oskab Eesti karjus. Aga siis ma palun, et kas me vaatame, kas need samad noored on täna õhta uhked ja head eestlased? Las ma seletan teile. Olla noor eestlane Rootsis on midagi väga erilist, sest et füüsiline kodu on ju väljaspool Eestit. Siin on ka võimalik Eesti kultuuri ja traditsioone elavana hoida, aga mitte päris üksi, vaid teistega, sama taustaga. Noor eestlane Rootsis on isik, kes proovib pidevalt sisse sulanduda, aga keda ikkagi vaadatakse kui võõras. Noor eestlane Rootsis on patriootlik, aga kes vahepeal häbeneb enda tausta, kuna ta räägib rootsi keelt aktsendiga. Jaa, aga minu jaoks on Eesti 2 erinevat maad. Minu esimene Eesti on see maa, mis on minu enda kodus, Rootsis. Kodus räägime eesti keelt. Meil on Eesti raamatud, Eesti telekas ja Eesti muusika. See panebki tundma nagu meie Eesti on seal väikses mullis, seinte vahel, meie kodus.
Oota nüüd. See on liiga suur küsimus. No kuidas? Jäta nüüd, kuula. See on ju väga lihtne. No kuidas? Nii. Eesti noor Rootsis, eks ole, on see inimene, kes tema arvates on eestlane. Proovi. Mõtle nii, et noor eestlane Rootsis, tal on palju lihtsam kui noorel eestlasel Eestis. Kuidas? Vähemalt minu arvates on see nii, et noor eestlane Rootsis on see isik, kes kasutab ära Rootsi majanduslikke privileege. Poika! 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 Vabandust, et jäin natuke hiljaks. Iga rootslane arvab, et oleme soomlased. Jaa, sul on õigus. Ma pole kunagi kuulnud mingi rootslane ütleb, kommer du från Estland? Ei, nad ütlevad, kommer du från Finland? Poika! Ja kui ma ütlen, jag kommer från Estland, siis nad ütlevad, ahaa, Island. Ja nad arvavad, et Eesti on kuskilt saa Saksamaa kõrval. Huvitav. Tõesti väga huvitav. Aga minu Rootsi sõprade arvates olen ma küll väga lahe inimene. Ja nad leiavad, et see on päris lahe, et ma räägin eesti keelt ja paluvad mul alati nendele midagi õpetada. Ja pealegi nad ütlevad, et see on nagu salakeel. Kuule, Angeelika. Mis sa öelda veel tahad? Noored Eestis on näiteks mind kirjeldanud kui eksootilise eestlasena. Ja, kuna nad näevad Rootsit kui üht eksootilist riiki, kus on palju rohkem võimalusi ja kus teenitakse paremini. No, oot. Aga kui mina Eestis olen, siis ma tunnen, et ma ka seal pole eestlane. Tead, Oskar, mul on ka nii. Tihti olles Eestis tunnen nagu, et ma isegi Eestis pean mängima, et ma olen eestlane. Nagu olles poes, rääkides poemüüjaga ja poemüüja ütleb head päeva, siis ma nagu tahaks vastata takte sama, aga vahepeal nagu eesti keeles ei leia seda õiget sõna, või? No jah, arvatavasti oleme eestlaste silmis ikkagi rootslased, no. Me lähme ju ainult Eestisse suvel ja talvel puhkama. Oota, see ei ole nii kerge. See on liiga suur küsimus. Okei, ma proovin. No, noor eestlane Rootsis oleme meie eestlane Rootsis, aga on ka need, kes on natuke vahepeal, need, kes on natuke siin ja need, kes on natuke seal ja sellepärast sa ei saagi sellele vastata, see on liiga suur küsimus. Tegelikult ikka saab küll, eks ole. No kuidas? Sest siis oleme veel ju meie siin, kes hoiame eestlust siin alles. Meie, kellel on mingi emotsionaalne side Eestiga. Ja see võib olla kas või nii väike osa, et ema laulis eesti keeles unelaulu. Uinu vaikselt mu linn, ma valvan ju siin, su voodilt ei lähe, nüüd magama jään. Hommikul inglidi, unelaugelt sul viib. Hommikul inglidi, unelaugelt sul viib. Kuulge, see on nii lihtne vist. Eks Ronnil on vist õigus küll, aga ei saa ju öelda, et nüüd ma olen eestlane sääl. Ma saan teemast täiesti aru. Aga kui ma mõtlen järgi, siis on ju Angeelikal ka õige, et vahest sa ei pea selgitama, kes sa oled, sa lihtsalt oled see. Ja see armas Uinu vaikselt mu linn, ma isegi mäletan, kui minu ema Aime Kask laulis seda mulle kunagi Uplands Veespis, kui ma olin 2-aastane. Ja ma mäletan isegi, ma hakkasin nutma, sest ma ei osanud teksti.
aga mu vanem vend Mango, tema laulis kaasa. Õudes on, aga see, vaata, see on mul meeles. Alates sellest, kui ma olin 2-aastane, aastast 69. Et võib-olla see aitas mind, see väike laul, et ole eestlane. Aga täna oleme kuulnud väga palju, et meie keelt tuleb hoida. See on väga-väga oluline, et see, kui see identiteet kaob ära, siis kaob üks osa sinust ära. Et ma mõtlesin, et äkki läheks tagasi kooli ja vaatame, kuidas meil noortel on eesti keel. Mis te arvate? Teeme ära või? Okei. Oota, kus nad läksid? Kooli vaheaeg, kuulge. Ei, vaheaeg läbi, kooli, kohe, marss. Jah, tulge. Tund algab juba, eesti keele tund algab. Ja palun, istuge. Tere tulemast. Mõnus, olete välja puhanud või? Jaa. Oota, mis asja, Hendrik, sa ei ole välja puhanud, miks? Ma pidutsesin terve eitse. Aga pidutsesid eesti keeles ikkagi või? No ikka, jah. Väga, no siis on okei. Aga Angeelika, kuidas sinul on? Oled sa eesti keelt õppinud ka vaheajal nüüd korralikult? Loomulikult. Kõik olete nagu, tahate mulle näidata, kui tublit olete, midagi mulle vaata terve saalile siin, kui hea eesti keelden on. No, kas alustame siis tunni eesti keeltunni? Kes tahab alustada? Seliine, palun. No, sellest ajast, kui ma Eestist, kui siia kolisin, on mul eesti keel läinud downhill, tough. Mu vanemad ei tahtnud, et käiksin Eesti koolis. Ma pean õppima rootsi keelt, aga nüüd käin hoopis rahvusvahelises koolis ja räägin peamiselt ainult inglise keelt. Ja no kui ma juba käin rahvusvahelises koolis, siis on mul parem õppida Easymaalt ja ma leian oma väikeseid loopholes. Loopholes Easymaal, mis eesti keelt see on? Hei, kas keegi aitab tõlkida siin? Oskar, palun tõlgi. No Easymaalt tähendab nagu kergemalt, ta ei tööta raskelt, aga targalt. Okei, no väga hea. No vaatame siin edasi, kas keegi veel? No palun. Angeelika või? Kelle kord oli? Lea kord on see. Eesti keel tuleb mul naturaalselt. Me tihti räägime õega rootsi keeles, aga kui ema ütleb, tule sööma, siis vastan, okei, tulen. No Lisbeth, kuidas sul on? Mina oskan küll paremini rootsi keelt kui eesti keelt. Kui mul mõned sõnad eesti keeles välja ei tule, läheb päris närvi, aga vahest on mingi sõna rootsi keeles, mida eesti keeles öelda ei saa. No mis sõna näiteks? No jalla. No jalla, kas see on rootsi keel, kuule, Juha, mis keeles see on? Araabia keel. Aga kuidas sinu eesti keelega on siis? No kui ma tulin siia Eesti noored Rootsi, siis hakkasin rohkem eesti keelt rääkima. Kodukeel on ikka eesti keel, aga isaga räägin vahepeal ka rootsi keelt, kuna ta on rootslane. Aga kas ta pole siis eesti keele selgiks õppinud või? No ema sundis. Kuule, see on sul väga hea eestlane. Erik? No mu eesti keel on läinud nii palju paremaks tänu eestlasele siin Rootsis. Te oleksite pidanud kuulma, kui ma 10-aastane olin, siis mu eesti keel oli ikka päris halb. Angeelika, palun. No mul on küll selline tunne, et tunnid Eesti koolis muutuvad aina rootsipärasemaks ja eesti keel kaob. Eestlus on mõttetu heias värje. Istu maha. Nojah, eks eesti keel võib-olla on mõttetu keel. Sest et vaata, me oleme ainult 1,5 miljonit inimest ja siis käime siin iga päev Eesti koolis, õpime selgeks 9. klassi, lähme kohe rootsi kooli. Mis ma teen selle keelega? Mitte midagi. Siis oled jälle Islandist, Saksamaalt või ei tea kust pärit, eks ole. Aga mis te arvate, kas on see mõttetu keel? Kas siin on keegi endine koolidirektor? Jaan Sai, mis sina arvad? Absoluutselt mitte mõttetu. Ja, mitte mõttetu. On siin veel eesti keele õpetajad, keda näiteks meil on... seal on üks õpetaja, palun. Absoluutselt mitte mõttetu. Kõige vahvam asi, mida võib teha. No, aga kas te oskate öelda kõik kooris kõige raskem eesti sõna? 1, 2, 3. Oi, missugune koor. Kuulsite? Proovime veel. 1, 2, 3. Huvitav lugu. Aga mis teie arvate, noored? Mis on see kõige raskem eesti sõna? Ja sellepärast teeb õpetaja õuna. Õpetaja Valdole. Õpetaja Valdole. Aitäh.
oota, Remi, ma ei saa nüüd aru, mis see summ on, mis see? See oli minu ainukene lause lastele etenduses suvekodus, metsakodus. Olin ju mesilane. Metsakodu! Äkki teeme tantsuõhtu! Toredad ajad tantsuõhtu metsakodus Ojamaal, Kunglas, Göteborgis, Koitjärvel ja rääkimata Kanada, Austraalia, USA ja kõik, kus sa isegi said oma esimese musi, on ju, Aime Mölder, mäletad? Ojamaal 1976, oi, see oli ilusad ajad. Aga kuuleme ära, kuidas meie noored, nende toredad hetked kui eestlane. Palun music! Suvekodu metsakodus, laulupidu ja Stockholmi Eesti kool on kõik olnud rõõmsad hetked minu elus, kui ma olen ennast eestlasena tundnud. Koos viibimine Stockholmi Eesti majas teiste noortega mulle tähtis, siis tunnen ennast rohkem eestlasena. Eesti maja! Eesti kool, selle üle olen elu lõpuni tänulik. Eesti kool! Minu parim mälestus on vanaema juures Eestis. Seal on saun, tiik, koer ja grill. Šašlõkk! Käia saunas, laulda ja grillida sõpradega annab hea Eesti tunne. Leili! Siis kui Ott Tänak võttis maailmameistri tiitli rallis. Minu toredam hetk elus on alati, kui Eesti tulen ja saan tagasi mõelda oma toredate lapsepõlve mälestuste peale. Kättemaksukontor! Kloogaranna festival! 5-. Meie mees! Smiler! Androre! Anne Veski! Smilers! Ja. Oli küll tore tantsuõhtu, aga vahest on raske ka olla eestlane Rootsis. No kujutad ette, su Eesti koolis oled sa küll Valdo Kask. No siis tuled 7. klassi tolla ja me käisime 1-6, kui mina olin Eesti koolis. Siis tuled Rootsi kooli, meil oli väike klass 15 õpilast, me tuli mingi suurte kooli, oli 30 õpilast ja selle A, B, C, D ja F ja mis iganes järjest ja kõik olid ühest 1. klassi koos käinud, siis tuleb äkki mingi Valdo Kask sinna, eks ole, Gustav Svenssoni juurde. See on raske. Plus, et tol ajal, ja võib-olla oli ka väike aktsent, oli veel ikka juures rootsi keelel. Ja kui mina olin noor, siis oli ju muulased, olid ju soomlased, itaalased, Türgist ja siis meie eestlased. See oli väga, see oli rasked ajad. Aga kuuleme, kuidas noortel oli. Nende kurvemad hetked kui nemad. Mis nendel on olnud kui Eesti noor Rootsis. Üks kõige kurvematest hetkedest minu elus, olles eestlane, oli kui ühed rootslased kutsusid mind estiaanlaseks ja nad tegid nalja sellest, kuidas eesti keel kõlas.
Kui ma käisin oma vanas koolis, siis narrisid kõik mind, sellepärast ma tulin Estlandist. Mind on narritud mu keele suhtes. Nad on ütlenud, et ma ei oska eesti keelt rääkida või rootsi keelt rääkida. Aga see ei ole midagi toredat ja see on raske olnud, kuna see on keeruline. Nime pärast on mind narritud. Minu kurvim hetk eestlasena oli siis, kui ma märkasin, et hakkan eesti keelt unustama. Ma saan väga palju kriitikat, et ei ela Eestis. Minust ei saa kunagi rootslast ega täiuslikku eestlast. Leppida tuleb sellega, et ma kunagi ei saa kuuluda ühtegi gruppi. Mul pole kunagi ühte kodu, vaid 2. Et kogu aeg olla nagu Porias on the foot on päris kurb. Ma sooviksin, et mul oleks Eestis koht, mis on päriselt minu oma ja kus mul on õigus olla nii palju, kui ise tahan. Vahepeal tahaksin olla lihtsalt üks normaalne rootslane, aga ma ju ei ole rootslane. Ma olen eestlane ja tunnen, et ma pean seda siiski ka siin välja elama. Ja arvatavasti on see ka nii tulevikus. Oleme Stockholmi Eesti Maja ruumides ja siin õhkkonnas on hästi palju noori eestlasi veetnud oma toredaid aegu. Nagu meie siin. Me näiteks oleme teinud teatriproove siin. Aga palju need eestlased, kes siin on olnud, ei ole enam nii noored. Nad on vananenud. Ja ma mõtlesin, et meie noore eestlased võiksid nendega kokku saada. Ja uurida, kuidas nende aeg oli, kui nemad olid noored Rootsis. No, noored olete valmis? Ja. Kas teil on telefonid laetud? Ja. Mõtlesin, te filmite telefonidega? Ja küsimused on kirjutatud? Ja. No, läkime! Ciao. Aitäh, Pia, et me saime siia tulla. Me oleme ju kõik tegelikult siin noorte seas enamus meist vähemalt Eesti koolis käinud ja siia on alati tore tagasi tulla. Nii et aitäh ja aitäh, et me saame sinuga intervjuud teha. Nii et ma tahtsin alustada sellest, et millal olid sina noor eestlane Rootsis, et kas sa räägiksid sellest natukene? Mina olin noor eestlane Rootsis. No ma olen ju sündinud 63, nii et ütleme, et minu nagu 77, 78, 1977, 78 hakkas nagu see aeg, kus ma tunnen, et ma olin nagu noor 13-14 aastat. Kuni 1947, kuni 1950, kus ma olin noor eestlane Lõuna-Rootsis, Kalmaris ja mind ei võetud üldsegi vastu Rootsi ühiskonnas ja see andis mulle vähe kompleksi, sellepärast, et mind vaadati nagu põgenik, flükting. See oli mulle väga raske. Meil ei olnud võimalus Rootsi tulla kohe, vaid me põgenesime ära Saksamaale. Mina olin 6 aastani siis, kui ma lahkusin Eestist. Ja veetsime 6 aastat Saksamaal põgenikelaagris, enne kui me siia saime ja see oli ka rohkem kobina peale. Ma sündisin, minu vanemad tulid siia sõja ajal ja mina sündisin 53. aastal ja läksin siis kooli
1960 Stockholmi Eesti algkooli oli ta nimi siis. Men har du också några roliga minnen från att du var Nej, absolut inte. Ingenting? Nej, jag skämtar. Jag larvar mig. Ja, herregud. Alltså det var ju en enorm ynnest. Alltså nu pratar vi svenska för att jag har liksom tappat estniskan, eller rättare sagt aldrig lyckats skaffa mig en vuxen estniska. Jag kan liksom inte prata om någonting som på estniska som har skett efter 1943 helst. Men jag tyckte att det var fantastiskt. Jag kände förstås inte till något alternativ. Men under hela min uppväxt, allting som rörde liksom allt från estniska skolan där jag lärde mig Stockholm på ett sätt som jag aldrig hade gjort om jag hade gått i en vanlig kommunal skola i Järfälla där vi växte upp. Då hade alla mina skolkamrater, alla klasskamrater hade bott inom en radie av 800 meter från där vi bodde. Minu 11 aastat, kui ma töötasin Stockholmi Eesti Majas, see oli mu elu kõige ilusam aeg. Ma sain seal tuttavaks nii paljude toredate inimestega ja me tegime seal Eesti Majas nii palju toredaid asju, välja arvatud, no muidugi me tegime süüa ja me serveerisime nagu restorani elu ikka. Aga sinna juurde käisid ju kõik muudki toredad asjad, nii et see oli üks väga-väga tore aeg. Näiteks nagu Mai Raudpäe, keda ma kohtasin Eesti Majas ja kes oli niivõrd inspireeriv oma olemuse ja oma kõikide tegevustega, et ma leidsin, et palju tähtsam sellest, mis on ainult sinu töö, on see, et sul oleksid hästi huvitavad ja arendavad hobid. Nii et noorus on olnud siin Stockholmis ju selles mõttes väga huvitav aeg. Ma leidsin näiteks, et suvekodus sõita oli üks väga rõõmus hetk. See oli nagu suvede, siis kui ma olin harjunud selle, sest kui väike, siis ma natuke nutsin ja tahtsin koju, aga kui ma olin seal harjunud, siis see oli ju kõige toredamad suved. Nii et see oli tore. Ma laulsin ju laulugrupis ja kui me saime oma plaadi sisse mängida Homne päev, kus ma laulsin, Jaan Seim oli meie juht ja siis kui oli Esto 80, selleks me tegime plaadi. Et seda teha, see oli üks suur rõõmus hetk. Fantastilised ajad. Üks hetk, mis on mulle jätnud väga sügava jälje, see oli, ma töötasin Eesti Majas, hommikul tegin süüa ja hommikul enne kui ma tööle läksin, siis ma kuulsin, et Estonia hukkus. Kurb lugu on see, et väga raske on saada respekti. Ja koolides oli ikka kohe niisugused šokid on mul olnud, kus mul oli kõige parem sõber oli, see oli juba kaugemal, see oli gümnaasiumi lõpus. Ja siis ma olin ükskord oli sööklas, kooli sööklas oli, ma lähen müksan kellegile külge lihtsalt, eks ole, ja siis ma müksasin ja see oli tema, kes oli söögisabas ja ta vihastas selle peale. Ja siis tal valas välja kõik niisugused invektiivid, ütleme niisugune, kuidas sa siia oled sattunud, mis sa siin teed, mine sõida koju enda riiki tagasi. Peale selle oli riik okupeeritud, kust me põgenesime ära. Mis sa siin tuled, võtad kõik meie kohad ära koolides ja mis õigusega sa siin üldse oled.
ma hakkasin päris varakult Eestit külastama, seda võib-olla ei tehtud nii palju, aga mul oli juba esimene kord, ma olin 16 aastat, 69. aastal, siis ma käisin seal laulupeol, eks. Aga siis muidugi see fakt oli ju kurb, et siis kui mina sõitsin sealt jälle ära, siis need sõbrad, kes mul olid tekkinud Eestis, nemad ei saanud Rootsi tulla, see oli ju nii keeruline kõik ja ei teadnud üldse, mis Eestis saab. See mure oli ju. Kas sa siis ütleksid siis kokkuvõtvalt, et su unistused on täide läinud? Ei. Kindlasti mitte. Sest inimene on üks selline olend, kes ei ole mitte kunagi rahul. Kui sa jõuad ühe asja valmis ja tehtud, siis sa tahad palju rohkem. Aga väikesed unistused võib öelda küll, att de täitunud, att... När jag gick i 4:an i Estniska skolan så bad vår svenska lärare Arne Broberg, en av få helsvenska lärare då på Estniska skolan. Vi skulle intervjua någon som hade ett jobb vi ville ha när vi blev stora. Och jag intervjuade en musikjournalist på Expressen. Och det var min utopi, att jag skulle liksom kunna leva på att skriva om musik. Och detta gjorde jag i Estniska skolan i 4:an och skrev någon liten uppsats i ämnet. Och bizarrt nog så blev det så. Need unistused ja need saavutused on tõesti üllatanud mind ja on täide läinud suure koormaga. Siin iga aasta metsakodusse tulla ja suvekodulaagrisse ja kõik skaudi asjad, mis siin varem ka olid, on väga tore, et sa saad kõigest nagu siin hoolt kanda ja seda kohta korras hoida. See on ju metsakodu, on ju meie vanemad, kes ükskord 1953 asutasid seda metsakodu. Ja see on ju meie pärandus Eesti noortele ja ma olen võtnud selle südames, ma olen siin nüüd metsakodus olnud peaaegu 70 aastat. Aga vaatame, kui kaua ma jaksan. Kas sa oskad praegustele, näiteks nagu minule, soovitada midagi Eesti noortele Rootsis? Ja, alltså se metsakodu on ju üks ja mina soovitan just nendest metsakodu üritustest osa võtta. See on ilusa koha peal ja seal on ka vesi on seal ligidalt, ujuda saab seal ja seal on ju vajaduse saab ju ööbida seal. Et liigutada ennast. Ja, levitame sinna noortele. Jaa. Aga Valdo, sa ei ole ju meile oma nooruspõlvest rääkinud. Millal olid sina noor eestlane Rootsis? No ma olen ka 60-ndatel sündinud, ma võiksin öelda 80-ndatel, kuskil 80. Ütleme kõiki alguse sai, ma ütleks estupäevadel 80, seal hakkas rohkem iseseisev olema. Seal tegin ka teatrit, ma mäletan, ja mängisin korvpalli, kergejõustikku ja sain esimest korda sõpru Kanadast, Ameerikast nedasi. Et ütleme 1980 kuni 90 selles vahemikus. Aga kas sul on rõõmsaid hetki ka, kui Eesti noor Rootsis, millest sa rääkida tahaks? No ma pean ikkagi ütlema just need suve, eks ole. Vaata, tol ajal meil oli suvelaagrid, teevate ka metsakodus suvelaagrites käinud, aga te olete seal, mis
10 päeva või 2 nädalat mingi. Meil oli ikkagi kohe peale kooli oli kuu aega ja näiteks minu emal, temal oli 2 kuud, terve suvi oli ema kadunud, eks ole, 2 vahetust, eks ole. Aga no mina olin kuu aega ja siis tulime koju 2 nädalat, siis oli kohe mingi skaudilaager Metsakodus või oli Veskjärel või kus iganes, lõpuks oli ka välismaal skaudilaagrid, et näiteks, et ma lahkusin, eks ole, kevadel läksin laagrisse, mul ei olnud häälemurre, tulin sügisel tagasi, oli ma mees, mul oli häälemurre tulnud suve jooksul, et tema ei tundnud mind ära. Et nii kiiresti see läks, ilusad ajad olid, absoluutselt ilusad, just need laagrid. Aga Valdo, kas sul on olnud mingi kurvemaid hetki? Irooniline on, et täpselt need samad laagrid, see on ka see kurvem hetk, eks ole. Sa ju ootad seda kogu aeg, seda suve ja kõik, ja siis on see laagri, et siis pead lahkuma. Ja siis kõik nutavad ja kõik, ja siis järgmine aasta on uus tsükkel, eks ole. Rõõm ja õnne, nagu see käis käsi käes, eks ole. Aga ega lahkumid oleks midagi kurb olla, on ju midagi rõõmsam, midagi saab uut ootama jääda, uut kohtumist. Ja nii see tegelikult on, et kui nüüd spontaanselt öelda, siis jah, see. Millised olid sinu unistused kui noor eestlane Rootsis ja kas sa ütleksid, et nad on ka täide läinud? No, mul oli juba lapsed saadik, ma kirjutasin oma esimese neidendi, ma ei tea, ma olin vist 5 aastane või midagi nii, et teater on alati olnud ja mul on see eelis olnud teinud teatrit nii Eestis kui ka Rootsis professionaalselt ja siis nüüd täna veel teiega. Tea, ma olen ju teatris, ja ma olen teiega, see on ju minu unistuse täide läinud. See on seda, mida ma tahan teha, jah. Ja ma kavatsen ka jätkata sellel lainel, absoluutselt on teide läinud, jah. Aga kuule, mis me ikka minust räägime? Räägime teist, kuidas teie tulevik on. Kuulame ära. Kuni 20 aasta pärast elan ma ilmselt ikka veel Rootsis. Pole tähtis, kas see, kelle ma abiellun, on eestlane või rootslane. Tähtis on see, et see on see õige inimene. Ma tahan ikka oma lastele eesti keelt õpetada, et nad saaksid olla osa Eesti kultuurist. Käia Eesti koolis ja käia suvekodus. Mul on elu siin olemas ja lausa armastan Stockholmit, aga unistan suvemaest Eestis. Et mu elukaaslane on eestlane või mitte, see pole mulle oluline. Mulle on oluline see, et mina jään eesti keelt rääkima. 10 kuni 20 aasta pärast olema ikkagi eestlane, kes elab Rootsis. Ma käin kindlasti Eestis, sõpru ja suvelasi kohtamas ning head Eesti sööki ostmas. Olen kindel, et hoian enda eestlast igavesti alles ja olen alati enda päritolule uhke. Iga nädalapäev tulevikus armastan ma Eestit ja ma armastan seda kui oma kodumaad, sest nii see on. Minu armastuse keel on alati olnud eesti keel. Mul oleks raske tulevikus öelda jo älskar dig või I love you. Eesti keel jääb mulle alati emotsionaalselt esimeseks keeleks. Ma armastan sind. Eestimaa!